Tere, mina Natalja ja mina tegelen kehaliste praktikatega, aga minu lähenemine on kuidagi seotud meie mitte ainult kehaga, aga alateadvusega. Ehk holistiline lähenemine on minu põhivõti meie koostöös sinuga. Ja täna me vaatame, mida tähendab see lause, et meid juhib see, mida meie ei mõista. NLP massaažis ma kasutan, mis on NLP, sa tead, et NLP see neurolingvistiline programmeerimine ja milleks massaaž siin, et meie keha on väga tark ja andekas ja see, mis meie peas toimub ja meie ei saanud seda lahendada, see jääb kinni meie kehas. Ehk kui meil on vaja seda tööd teha oma ajuga, kõige lihtsam ja kõige mugavam asi töötada, tere Martin, ja kõige lihtsam töötada läbi keha, siis niimoodi me mõjutame palju kiiremini meie ajuni, kui me hakkame midagi kaua mõtlema ja midagi arutada ja analüüsida. Jah, vahest see on hea oma aju kasutada, aga läbi keha me saame efektiivsemalt seda tööd teha. Ja praktikas klientidega ma kasutan need võtmed. Ja täna, kuna me räägime psühholoogiast ja kuidas see kõik toimib meie elus ja massaaži ajal, täna eetris ma kasutan palju erinevaid näideid, sest sa tead, kui sa käisid koolis, et oli igav ja peaaegu jäid magama, kui oli pika aja jooksul mingi monoloog õpetajate poolt ja ainult mingi teooria. Aga kui õpetaja on põnev, kui õpetaja räägib nii, et juba ootad, millal järgmine tuleb tund, neid on väga vähe. Minu lapsepõlves nii oli. Ja ma tean, et mida rohkem näidet, et nagu head õpetajad, kui sa oled märganud, head õpetajad teevad nii, et 20% teooria ja ülejäänud aeg on pühendatud sellele, et läbi näide tuua need teooria või need teadmised, mis tulevad, sest meie elu elame. Meie ei ela reeglitega. Need reeglid mõjutavad meid, aga meie elame lihtsalt elu. Ja läbi elu kõige lihtsam viis õppida ja kõige lihtsam viis muutused teha ja kõige lihtsam viis juhtida oma elu. Milleks ma räägin? Kuna täna meil on NLP psühholoogia ja räägin, kuidas see kehaga seotud ja meie vaimuga, siis ma toon sulle palju näidet, et see paremini jääks meelde. Ma tänaseks valmistasin näided. Need on sidronid. Need on ka. Ja kuidas see mõjutab? Vaata, kui tuleb elus väga tugev emotsioon, väga tugev ärkas ja ta mõjutab meie elu peale terve elu. Et oli mingi juhtum ja see jäi meelde. Ta on hästi tugev. Vahest see mõjutab meie peale halvasti. Näiteks lapsepõlves mind hirmutas koer, kes hammustas mind. Mina olin süüdi, täna ma tean. Aga tol ajal ma tundsin valu ja õmblesid mulle haavad, aga jah, ise olen süüdi. Aga see emotsioon oli väga tugev. Ja selle emotsiooniga selle emotsiooni alusel ma käitusin terve elu nii, et ennast kaitsta koeradest, et maailmas on miljardid need koerad, aga ühe koera pärast ma kartsin kõigi, kuid nad ei olnud süüdi ja see oli minu vale käitumine. Nii, tugev emotsioon jääb meie meeles ja ta mõjutab meie peale. Aga kui tulevad palju väiksed emotsioonid, väiksed kogemused ja see tuleb kõik kogunemisega, siis kui nad kogunevad piisavalt palju, siis nad ka mõjutavad meie peale. Näiteks sõidad bussi, ükskord keegi astub sinu peale, sinu jala peale, ei ole hullu juhtub. Kui iga kord, kui sa sõidad bussis
kogu aeg keegi astub sinu jala peale, üks hetk see tass on juba täis. Ja sinul hakkab tekkima selline ühendus. Kui on buss, ühistransport, siis keegi rikub minu privaatelu, minu piirid ja astub minu peale. See ongi nii, kuidas mõjutab meie peale kogu kogenemisega olukorrad. Ehk mida tugevam emotsioon, see mõjutab ja vahest on piisav ühe emotsiooni, et see saab rikkuda või vastupidi teha paremaks meie elu. Või on kogenemisega tuleb palju erinevad emotsioonid ja sellega me mõjutame ka enda elu peale. Täna me räägime sellest, kuidas kõik see töötab ja kuidas me saame juhtida oma elu. Kohe minu abilised panen peidu. Ja lähme edasi, ländame. Nagu alati mul on siin 6-7 lehekülge, ma valmistasin meie kohtumiseks. Ma räägin, see on kõige raskem teema NLP psühholoogias. Tänane teema on kõige raskem, sellepärast tuleb palju erinevaid näideid elust, et oleks kuidagi lihtsam seda aktsepteerida, vastu võtta ja võtta endale kasutamiseks. Ja see teema on minu kõige lemmik, sest kui sa saad sellest temast aru, kui sa saad seda teema oma ellus kasutada, siis sa saad juhtida oma elu ja keegi ei saa enam mitte kunagi sinu peale mõjutada, manipuleerida või rikkuda. Lähme edasi. Nii. Mis on NLP? Neurolingvistiline programmeerimine ehk meie psühholoogia, kuidas kõik meie kehas töötab ja mille alusel, mille mõtte alusel me käitume või teeme midagi. NLP massaažis ootamatu ühendamine, aga kuna kehalistes praktikas ma kasutan meie psühholoogia ja ma töötan mitte ainult sinu kehaga, vaid sinu ka alateadvusega, sest minu huvi maksimaalselt efektiivsem jõuda meie eesmärkideni, siis ma kasutan kõik need võtted, mis aitavad. Ja NLP massaažis ehk kui me töötame sinuga, ma lähenen sellega, et holistiline lähenemine on kõige efektiivsem ja sellepärast me kasutame need võtmed, mis töötavad, sest need presuppositsiooni NLP ma ei oska eesti keeles, ma ei viitsinud seda tõlke vaadata internetist, aga räägin oma sõnadega. Presuppositsiooni NLP, mis see on? See on nagu seadused. Need seadused, mida ei ole vaja tõestada, selgitada, nii on. Nagu aksioomid matemaatikas, et nii on ja kas sa üritad seda tõestada või vastu vaielda, nad töötavad niikuinii. Niikuinii iga hommik tõuseb päike, niikuinii iga öö tuleb kuu, kas näeme seda või ei näe, aga see toimub niikuinii. Täpselt töötavad need NLP reeglid. Ja kuna meie neid hakkasime uurida, me peaaegu juba lõpupoole jõudsime või pool nendest juba oleme sinuga vaadanud, siis kõik need on salvestused, on YouTube'is. Olga paneb neid kõik sinna üles, et sa võid sealt vaadata järgi. NLP töötab ja need seadused töötavad ja nemad on nagu sellised nagu lampid, mis valgustavad meie teed, et meil oleks lihtsam minna sinna, kuhu me tahame minna ja jõuda. Ja kui me näeme, et mingid meie harjumused või meie tegevused ei vii meid eesmärkideni, siis tuleb vaadata üle, mis on mul alateadvuses, et võib-olla mõned harjumused või uskumused mõjutavad, et nad ei lase mind minu eesmärkideni jõuda. Nii, vaatame edasi. Meie harjumused, meie kogemus, meie uskumused mõjutavad meie käitumise peale. Ja on tõestatud, et 95%
need meie nagu, mis automaatselt me teeme meie harjumused, 95% mõjutavad selle peale, et me võtame otsused alateadlikult ja 95%. Kujuta ette, meie kõik harjumused mõjutavad selle peale, mis on täna või homme on meie elu kvaliteet. Näiteks harjumused, väga lihtne, hommikul ärkad üles ja hommikul mis sa teed? Lähed pissile, pesed hambad ära ja siis algab sinu päev. Teine harjumus võib teistmoodi olla, et ärkad üles, vaatad telefonist, scrollid seal pool tundi aega, siis avastad, et hilined, jooksed ruttu tööle ja see on ka harjumused ja need harjumused mõjutavad meie elu peale ja kui me leiame, mis selle taga on, siis me saame need programmid muuta ja mõjutada nii, et kõik meie harjumused töötavad meile heaks. Täna meie kohtumise lõpus sul on juba need võtmed on olemas, kuidas sa saad neid leida, see, mis alateadvuses ja ma jagan sinuga need meetmeid, kuidas saab oma elu rikastada, kuidas saab ümber programmeerida nii, et see töötab sinule heaks. Lendame edasi. Mida rohkem me tunneme ennast, oskame ennast juhtida, seda kvaliteetsem ja mõnusam on meie elu ja seda rohkem elu üle kontroll on meie käes, mitte sotsiumi käes, et mida rohkem sa tead, seda rohkem sa saad kasutada endale heaks. Ja mõte või põhieesmärk tänase kohtumise on see, et aru saada need peidetud meie uskumused, kogemused, harjumused, neid üles leida, sest kui meie neid tunneme, me saame neid muuta, me saame neid kontrollida ja sellest tuleb rohkem vabadus. Sest mida rohkem sa tunned iseennast, enam keegi ei saa sind manipuleerida sinuga, ei saa sinu peale mõjutada, sest sinu elu on sinu käes. Näiteks mul oli üks klient, tal oli seljavalud ja ta jagas, et ta nagu märkas seda, et iga hommik, kui ta ärkab üles voodist, ta väga aeglaselt ja ettevaatlikult läheb välja. Miks? Sest tema aju mäletab, et oli haige koht ja üritab meie aju ja alateadvus hoolitseda meist. Kuid tegelikult tal enam ei valuta tema selg, aga niikuinii ta käitub väga ettevaatlikult. Meie aju eesmärk meid kaitsta ja mitte mingil juhul anda meile võimalus võtta uus harjumus või uus tegevus, sest see rikub need juba programmeeritud käitumised, mis aju on sellega harjunud. Nii, selle kliendi kohta, kui hakkasime temaga rääkida ja arutada ja siis ma võtsin seda teema lahti, et meid juhib see, mida meie ei mõista ja me rääkisime temaga sellest, et okei, selge ei valuta, aga käidud väga ettevaatlikult, mida siis tuleb sellega teha. Ja jõudsime selleni, et lihtsalt tuleb anda kehale uus kogemus, kus keha saab kogemuse, et ei ole valus, kui ta teeb mingid liigutused ja aju saab selline tõde või tõestus, et mis iganes ta teeb, mis harjutus või liigutus, niikuinii see ei riku tervis, ei riku elu ja see on ohutu. Vaata. Temal oli seljas valu. Ükskord, ta sai trauma ja sellepärast oli valus. Ja see emotsioon oli nii tugev, et aju hakkab terve keha kaitsta. Aga kui väikeste kogemusega ta hakkab näidata oma ajule, oma alateadvusele, et enam see ei mõjuta tema peale halvasti, et temaga on kõik hästi. Väike kogemus toob
suure ja tugeva emotsiooni, et enam ei ole mitte midagi ja on turvaline liigutada nii, nagu ma tahan, mitte nii, nagu minu aju mäletab, et kunagi oli valus. Lendame edasi. Oli üks klient veel ja on, temal on kõik hästi. Meid juhib see, mida meie ei mõista. Vahest, kui on halvad ilmad või oli mingi koormus keha peal, ta tunneb, et kuidagi nagu krutib ja segab tema jalg. Ja midagi nagu seal, kus on jalalabad, ja kus on alapõlve seal tal valutab, siis ta tunneb, et sügeleb siis midagi nagu ebamugav. Ja ta ütleb, et kui ma hakkan sügeleda või teha enesemassaaži, siis ma tunnen ennast palju paremini. Aga tead, millest asja on? Tal ei ole seda jalga. Tema jalg on amputeeritud, aga aeg-ajalt ta annab sellest teada, ennast teada, ja ta sügeleb, ta valutab ja ta annab ennast märku. Kuidas see toimib? Meie keha on tervik. Kas on kõik osad või midagi on ära lõigatud? Meie aju mäletab, et ma olen tervik ja kui inimesel on midagi puudu, aju jaoks see on olemas. Ja kui aju saab signaali või tulevad sellised nagu ebamugavad tunned sellest kohast, mis enam ei ole kehas, siis tuleb anda tähelepanu, sest meie käed kõik mäletavad. Meie sõrme otse peal on nii palju nervikanalid, mille kaudu kõik keha saab info. Et meie aju, mäletad see peenmotoorika lastele, me teeme seda kõike, et laste aju hakkas nagu arendama paremini ja väga palju tööd. Ehk meie näpud kõike teavad meie kehast. See on kõige lühem tee meie ajuni. Ehk kui see mees sügeleb oma jalga, aga jalga ei ole, näpud saavad edastada seda signaali ajule, et nüüd on kõik hästi, nüüd on kõik korras, nüüd ma tegin endale pai ja sain endale teha midagi head. Ja sellega tuleb rahu ja sellega kaovad ära need tunned. Ehk meid juhib see, mida meie ei mõista ja läbi seda kogemuse see mees annab oma ajule rahutunne. Kuidas see töötab, nagu ma ütlesin, et kõik meie otsused tehakse 95% alusel, mis meil on nagu automaatselt tuleb. Ehk sellega saab öelda, et minu harjumused mõjutavad minu tunnete peale, minu emotsioonide peale. Sellest tuleb minu reaktsioon, minu käitumine ja niimoodi nagu ringiratas ma kogu aeg üks ja sama asi teen. Ja kui see minu tegevused on kõik samad ja sama ma astun ämbrisse ja teen endale midagi halva, siis minu aju ei karda seda, sest ajul on juba selline käsiraamat, kuidas käituda, kui juhtub nii, sest tal on kõik teada. Kui meie muudame üks nendest punktidest tee peal, ma ei tea, annan teine emotsioon, teen teine emotsioon ja annan teine tunne ja teen teistsugune käitumine, siis ma kuidagi nagu rikun seda marsruudi. Aju jaoks see on uus tegevus ja ta hakkab otsida uued võimalused, kuidas saab lahendada seda mure, mis mul tuli. Aga asja on selles, et meie seda ei mõista. Ja kuidas kõige kiirem viis leida endal need alateadvusest need harjumused või uskumused läbi ebameeldiva kogemuse. Näiteks, kui dialoogis kellegiga inimene midagi ütleb või teeb või kuidagi käitub nii, et see kas või vihastab mind või
kuidagi nagu puudutab minu hinge või minu emotsioonid, kuidagi mõjutab minu peale. Et see ei tähenda, et see inimene on loll või ta tahtis midagi halba, ta ei tahtnud. Aga see oli minu reaktsioon ja siis vaadata, mis on selle reaktsiooni taga, miks ma käitun niimoodi, miks ma reageerin nii, miks see teeb mulle haiget. Ja kui ma avastan endal, mis teeb mulle haiget, siis ma läbi seda näen minu väärtused. Väärtused on see, mida ma arvan, et on õige. Aga see arvamus tuleb minu kogemuse peale, kasvatuse reeglide peale, need inimesed, kes minu ümber lapsepõlvest, ja see tuleb läbi harjumuste. See kõik loob minu uskumus, minu väärtus ja läbi seda väärtuse ma käitun. Ja kui inimene teeb midagi, mis rikub minu tuju, see tähendab, et ta puudutas mitte tahtlikult, aga ta puudutas midagi, mis mul hinges ja mis mul on tundlik ja mis mul on valus. Mul tuleb mitte temaga hakata vaielda, aga enda sisse vaadata, mis selle taga on. Ja kui ma leian, siis läbi väiksed harjumused, läbi väiksed kogemused ma saan saada uus kogemus, mis annab mulle hoopis teised käitumised, tunned, emotsioonid ja tulemused. See on kõige tugevam meetod, kuidas saab mõjutada enda peale ja töötada oma alateadvusega ja aru saada, mis mind juhib tegelikult. Need reaktsioonid, mis on alateadvuses, nad mõjutavad meie peale nii, et me käitume nagu automaatselt ja kõik need harjumused, nad tulevad sellest, nagu ma ütlesin, lapsepõlvest, kasvatusest, kogemusest, harjumusest, et millised harjumused on mul olemas. Mul oli üks kogemus, kui lapsepõlves mind ammustas koer. Ise olin süüdi selles olukorras, ma tean seda. Koera süü seal üldse ei olnud, aga see oli tugev emotsioon, sest pärast need haavad mulle õmbleti. Ja sellest ajast ma hakkasin kartma kõik koerad. Kui ma kardan kõik koerad, kõik see tuleb alateadlikult, et vaata minu tugev emotsioon, minu tunned, et ma kardan, minu käitumised, et kui ma näen koera, siis ma lähen üle tee või ma teen ennast nähtamatu inimese, et koer ei märka mind. Siis ma tean, et kui koer hakkab kuidagi nagu minu peale pöörada tähelepanu, et ma pean kuidagi ennast peida või põgeneda, et kõik need on alateadvuses teada käitumised, mis ma pean teha. Aga kui ma leian endal need harjumused, mis minu peale mõjutavad, siis minul on juba olemas minu käes juurdepääs sellele, mis mind mõjub või mis mind juhib. Ja kui ma sain sellest teada, siis läbi väiksed kogemused ma saan seda muuta. Kui minu õel tuli piisikene, armas, karvane, palikene ja see oli saksa lambakoer, mis kasvas ja ma nägin, ma mängisin temaga, siis praegu ta on suur hobune loom, aga ta on veel nagu beebi, ta mängib, ta on nagu laps ja ta tahab mängida, aga see mäng on nagu elevandi mängud ja ma enam ei karda koeri, aga see juhtus tänu sellele, et ma sain aru, et mis mul oli viga, kuidas oli ehitatud mis alusel minu käitumised. Ja selle alusel ma hakkasin käituda nii, et ma saan mõjutada oma alateadvuse peale. Kui see on väga lihtne näide, aga see võib olla erinevates olukordades. Siis me saame leida neid läbi seda, mis meid häirib, mis teeb meile valu, mis teeb või toob välja mingid emotsioonid. Läbi seda ma saan leida,
see teeb mulle valu, väga hea, mitte hea, et mul on valus, aga hea, et läbi seda ma leian, mis on selle taga ja sellega ma saan ümber programmeerida iseennast, kui siin on väga oluline 2 asja, et vaadata need uskumused, need harjumused, mis minul on, kas nad rikastavad või rikuvad minu elu. Et vaadata, kuidas nad mõjutavad minu peale. Näiteks vahest minu juurde tulevad inimesed, kes on elus praegu nagu muutuste protsessis. Et väga suured muutused tulevad. Ja inimene vahest jõuab otsuseni aastatega. Mõnele piisab 10-15 minutit, et mingi teha otsus ja järgmised tegevused. Mõnele võtab rohkem aega ja mõlemad variantid on okei. Täpselt nii palju okei, kui on hea, hästi see mõjutab selle inimese peale. Et kui see inimene, kes, ma ei tea, otsusteni jõuab 10 aastaga, kui oleks see kiiremini, siis tema psüühika, tema ei jõuaks selle järgi, et tema jaoks see oleks väga koormav ja raske. Sellepärast, et igaühel on oma tempo, igaühel on oma õiged hetked ja kui inimesed tulevad, et me töötame nagu 2 viisil, et 1 viis on see lihtsalt massaaž, see lihtsalt kehalised praktikad. Teine viis, see on selline nagu kompleksis või holistiline lähenemine, et me töötame alateadvusega läbi keha ja me töötame mitte ennast uuesti traumeerides, aga ennast toetades, me teeme endale hästi. Niimoodi ma töötan inimestega ja mõnedele lihtsalt vaja rohkem aega ja nende jaoks see on parem viis, et see on hoolitsus oma hingest iseenda eest. Nagu ma rääkisin, et meie kõik, mul on alati ette valmistatud kõik, kui me teame, kuidas me saame leida need valusad kohad, mis rikuvad meie elu, me saame neid ümber programmeerida läbi väiksed kogemused ja kui võtta kokku seda, mis me just sinuga vaatasime, et me vaatasime, kuidas töötab programmeerimine, kuidas see loob või sünnib meie elus, siis me vaatasime sinuga, kuidas neid leia ja kuidas mõjutada enda peale, oma elu peale läbi need teadmised. Ja sa said need meetmeid, kuidas saab oma elu ümber programmeerida nii, et need harjumused ja need alateadvuses oma reeglid, nad mõjutavad sinu peale nii, et nad rikastavad sind ja nad toovad sulle rohkem rahu, naudingu ja toovad sind eesmärkideni. Siis me vaatasime sinuga, mis on NLP, neurolingvistiline programmeerimine, kuidas see mõjub meie peale ehk kuidas meie käitumised ehitatud meelealusel. Me rääkisime, miks massaažis ma kasutan NLP, sest läbi seda meie kohtumised on efektiivsemad ja rääkisime ka sellest, et kuidas meie kogemus, kasvatus, meie inimesed, kes on meie ümber, mõjutavad meie peale, meie otsuse peale ja meie tulemuste peale. Nii, lähme nüüd edasi. Seda me teame kõige, millest just rääkisime, kuidas sellega saab edasi elada. Vaata, kui sa võtad oma elu ja midagi sa kardad, see hirm on nii suur, et see mõjutab sinu elu kvaliteedi peale ja näiteks sinu käitumises kõik nagu peegeldatakse ja sul on raskem sellega hakkama saada ja näiteks kui on alasurutud emotsioonid, kui on alasurutud tunned, siis kõik kogunemisega hakkab jäljed jääda sinu kehas. Töötades kehaga me silitame välja need pingelised kohad ja sellega seoses vaikselt lähevad need
mured ära. Ma oleksin võib-olla kõige rikkam inimene maailmas, kui ma oskaksin masseerida ja sellega lahendatakse sinu kõik probleemid. Ei, õnneks, mitte õnneks, kahjuks see ei ole nii. Aga kuidas töötavad minu seansid sinu elu heaks? Et need kohad, mis me leiame, et nad on kinnised kohad, silitame välja. Ajul enam ei ole seda aadressi, kus on kõik käsiraamat on olemas, kuidas käituda ja kuidas reageerida ja kuidas pärast jamasid lahendada. Kui seda me leiame, silitame välja, aju hakkab otsida uued lähenemised, aga sina oled juba palju targem, palju kogenud, sul on rohkem teadmised ja sinu uued otsused saavad palju paremini mõjutada sinu käitumise peale. Läbi seda, see on teine meetod, nagu ma rääkisin, et kuidas ennast saab ümber programmeerida. See on teine meetod, kuidas me võime ise ennast ümber programmeerida, nii et me oleksime veel tugevamad. Mul on üks klient, kes noor neiu, aga sellel noorel hingel on nii palju kogemusi füüsilisel ja psüühilisel tasemel, et ta sai kogeda väga palju halvad asju. Me töötame temaga koos psühholoogiga, psühholoog temaga teeb oma tööd, koostööd, mina teen oma ja see klient jagas minuga, et tead, ma naudin meie tööd. Ta ütles, et talle see meeldib sellepärast, et ta sai läbi seda kogemuse kehalise praktika kaudu, ta sai rohkem ennast tunda ja ta tunneb, et see tervendamise protsess läheb mõnuga, et ta läheb enda valu sisse läbi naudinguga ja ta ei pea uuesti läbi elada need mured, mis tal olid või seda kogemus endale meelde tuletada. Aga läbi keha meie töötame nii, et meie vaikselt nagu lõgastame tema keha ja need kinnised kohad ja läbi seda ta saab iseennast tervendada. Et läbi valu minna naudingule, töötades oma kehaga saab lahendada need sügavad mured, mis temal sees on. Ja kui arutasime kolmekesi meie koostöös psühholoog, klient ja mina, et 4 kuuga sellises koostöös me jõudsime nii palju teha suured muutused, aga mitte psühholoogi, mitte minu töö ei tähenda mitte midagi, kui inimene ei tahaks ise midagi teha. Ehk need tulemused, need on puhas sinu töö, puhas sinu tulemused, sinu võid, sinu saavutused, sest see on sinu töö. Meie oleme lihtsalt abilised sellel teel ja sellel teemal, et kui tunned muret enda kohta või oma lähedaste kohta, lihtsalt pane kirja ennast, broneeri aega ja sa võid kinkekaardi teha sellele inimesele, kelle eest sa hoolitsed, kellele sa tahad midagi head, aga sul ei ole piisavalt need tööriistad, kuidas midagi head teha. Ja siis, kui inimene tuleb seansile, me ise vaatame, mis tal on vaja tegelikult ja me saame siis läbi seansi vaadata, kuidas teha elu valutu ja mõnusalt ja mugaval viisil tuua selline erinevus, mis muudab elu paremaks. Vaatame edasi. Mis ma rääkisin, et psühholoogias või meie kehas kõik need mured, nad jätavad jäljed ja kas see on füüsilisel tasemel, et kui need tunned on alasurutud, emotsioonid alasurutud, tulevad kuskil pinged. Meie neid masseerime välja ja aju hakkab nagu otsida teised lähenemised. Teine on meie juba automaatsed käitumised. Näiteks hommikul ärkan üles ja pesen hambad. See on juba automaatselt, et ma ei hakka mõtlema, nüüd ma tõusen püsti, teen midagi. Et see tuleb automaatselt. Ehk
kui ma sain mingi halba või raske kogemuse, läbi seda ma saan need jäljed oma hinges, oma kehas. Ja see on näha läbi kehakuju, läbi mimikat, et kogu keha näitab seda, mis on hinges. Ja kui midagi ei ole nii, nagu sina tahaksid, siis seda saab parandada läbi kehaliste praktika, holistilisel lähenemisel. Ja seda me teeme minu seanssidel. Mis veel, mul just oli väga põnev ja täpselt meie teema näituseks üks olukord. Pöördus minu juurde üks inimene, pöördus sellega, et ma osaleksin heategevuses. Ta pöördus läbi sõnumi. Ma ei vastanud talle ei või jah, ma tänasin, et ta jagas seda info minuga ja ütlesin talle, et väga hea missioon, mida ta teeb, et ta aitab teisi ja see on tõesti hea missioon teistele aidata. Ja tema vastas mulle, et jah, kui meid on palju, siis meie oleme jõud. Ja siis ma mõtlesin selle peale, et vaata, meie vahel oli lihtsalt sõnavahetus, aga selle sõnavahetuse taga on meie elustrateegiad. Et kui vaatame edasi, selle lause taga, et kui oleme koos, siis oleme jõud, selle taga on see, et ta arvab, et kui ta ei ole üksi, siis ta on tugev. Ehk kui ta on üksi, siis ta on nõrk, abitu, ei saa hakkama, ei ole piisav. Saad aru? Ja siis ma hakkasin mõtlema ja mõtlesin, et jah, tõesti, et see on inimene, kellel on oma ettevõtte, aga seda ettevõtte tal on koos partneriga, ei ole üksi. Ehk tema uskumus sellesse, et teda ei ole piisav selleks, et üksi juhtida, üksi teha midagi ja lihtsalt kaasata need abilised, kolleegid, kellele ta saab töö anda ja anda käskud, mida tuleb teha või palgatada või leping. Ei ole vahet, mis viisil, aga ta ei usu iseendasse, et ta saab hakkama, kuid ta on väga tubli, ta töötab oma tööd hästi, aga selline uskumus ei anna talle isiklikult ennast arendada, ta ei anna talle isiklikult suuremaks kasvada, sest tal on see uskus, et üksi ma olen mõttetu. Et läbi meie sõnad tulevad meie elustrateegiad. Läbi seda me võime ära tunda need uskumused, millised kas või viivad meid meie eesmärkideni või vastupidi, nad pidurdavad meid. Et see oli väga hea näide ja just kui ma planeerisin meie tänase kohtumise, ma nägin või ma sain selline näide, ma mõtlesin, super, täna me võime sellest ka rääkida. Mida sellega saab teha, et kui ma leidsin, et mul on midagi, mingi kogemus, et tugev emotsiooniga, mis rikub minu elu, see on kõige tugevam praktika ja kõige efektiivsem praktika, siis mul on vaja koguda palju erinevad kogemused samal teemal, et tugevdada, et kui tasakaalustame, et see oleks tugevam kui see, et sellega me saame asendada, et näiteks mul oli halb kogemus koeraga, üks emotsioon, üks näide ja kui terve elu jooksul ma hakkasin saada kogemused, teisi koerad ei ole nii kurjad ja ei ole nii agressiivsed, siis ma sain kogemuse, et koerad on toredad ja head meie sõbrad. Ei ole vaja selle peale meelda ja terve maailma anda talle üle. Sest üle maailmas teised koerad olid head ja sõbralikud. Ehk selle teadmisega me võime, kui avastame enda sees meie
alateadvusest, mis meid juhib. Läbi seda me võime ümber programmeerida see, mis meie jaoks ei ole kasulik. Seda meetod ma jagasin sinuga, siis võtame kokku, et kui ma leian seda uskumus või selline käitumine, mis kuidagi mind häirib, et keegi midagi ütles või käitus niimoodi, mis mind pani mind kurjaks või häiris mind, et okei, super, ma ei pane tähele selle inimesele, aga ma vaatan enda sisse, et see kõige oluline see, milline dialoog mul on olemas iseendaga. Ma vaatan enda sisse, kuidas see mõjutas minu peale, mis selle taga on, millised minu uskumused selle taga on ja läbi seda, kui ma hakkan väiksema kogemusega uued kogemused koguda, siis ma saan seda muuta, aga vaadata ennem, kui ma hakkasin mingit teemat ette võtta, vaadata, kas need uskumused, nad viivad mind eesmärkini või nad pidurdavad mind. Ja kui nad viivad eesmärkideni, siis ei ole vaja neid muuta, näiteks hommikul ärkan üles ja pesen hambad. See minu elu ei riku, minu hambad on ilusad ja kaua ma saan nendega elada. Aga kui minu harjumus hommikul kohe, ma ei tea, scrollida internetis, kuidas see rikub minu elu? Ta ei riku, aga pärast ma olen hädas, ma hilinen tööle ja veel mingid asjad. Et vaadata, milline harjumus on mõjutav minu peale ja mis selle taga on. Ja kui on leidnud, siis enda jaoks teha mingisugune plaan, kuidas ma saan väikeste sammudega need muutused teha. Ja üks asi veel, et kui sa tunned, kõige parem seda näha teiste peale, et lihtsalt avatud silmadega, kõrvadega, vaata ümber, kes on sinu ümber, millised sõnad ja läbi sõnade oma strateegiad nad kasutavad, mis on nende väärtused. Ja läbi seda, kui sul on juba kogemus vaadata, kuidas teisi käituvad, siis sa saad iseennast ka paremini näha, ära tunda, mis sul sees on ja kuidas sa saad seda kasutada. Ja siis, kui sul on see töö on ära tehtud, siis sa saad juba endale need muutused teha. Aga kui sa näed, et sinu lähedastel on mingid muured ja väga tahaks kohe tulla appi ja päästa teda elu, ei ole vaja. Kui inimene seda ei palu teha, ära tee, sest sa ei saa iseennast paremini teha ja tunda inimene, kui ta ei ole seda tellinud, ta ei ole õnnelik selle sinu käitumisega. Aga mida saab teha, sa saad anda tööriistad, et nagu tead, et kui inimene tahab süüa, ära anna talle kala, anna talle need pulgad, millega saab püüda kala. Et täpselt sama sellega, et kui sul on lähedased, kellele sa tahad jagada oma armastus, oma hoolitsus, oma kõige paremad soovid ja tunned, aga sina ei saa olla selline tööriist elu parenemiseks, siis sa saad teha kinkekaarti minu seansile, kust inimene saab endale need võtmed ise leida koos minuga, aga nagu ma ennem rääkisin, et kõik tulemused on puhas sinu töö ja sinu tulemused, sest sina töötad. Ma saan midagi jagada, ma saan anda, aga mina ei saa sinu eest midagi teha, et kõik on tugevad inimesed, lihtsalt tuleb endasse uskuda. Ja sa saad teha kas või kinkekaarti kingituseks oma lähedastele, anda oma hoolitsus ja armastus või sa võid ise endale kinkida ja tulla kas või massaažile või natukene tugevama töö võtta meie kohtumisest. Et mul on 2 sellised lähenemised, et üks on massaaž, teine kehalised praktikad koos alateadvusega, et see on tõhusam töö. Aga igaüks valib endale selline viis, mis tema jaoks on hea ja mis viib eesmärkideni. Ja tänaseks mul on kõik. Järgmised teemad, meil on veel jäänud mõned teemad NLP massaažis või NLP need seadused. Me vaatame veel neid ja jätkame nendega, aga järgmine millal tuleb, jälgi storiesis. Seal ma postitan kuupäevad, millal
tuleb järgmine. Ja tänan sind, et sa olid täna minuga ja tule kohtume